Hei, minä olen Keili ja se on minun YouTube-kanal. Aga daamid ja härrad, tere tulemast vaatama Bucketlisti. 30 asja, mille ma olen suutnud 30. eluaastaks ära teha. Ding, ding. Aga mis see Bucketlist endast kujutab? Otsetõlkes bucket on ämber ja list on nimekiri. Aga see ei ole mingi nimekiri ämbrisse astumistest, otse vastupidi. See on nimekiri saavutustest, mida inimesed soovivad oma elu jooksul korda saata. Ja minu puhul siis ma panin kirja 30 asja, mille ma olen jõudnud 30. eluaastaks ära teha. Ja need on teie ees nüüd. Alustagem siis kronoloogilises järjekorras. Number 1. Tatoveering. Kes ei ole unistanud tatoveeringust enne, kui nad on 18 saanud? Jep. Minu lugu oli siis järgmine. Oli töövarjupäev ja ma sain valida ükskõik mis ameti esindaja, kellel lihtsalt varjuna kaasas käia päeva jooksul. Ja mina valisin tatoveerija. Ja otse loomulikult tatoveerija salongist ei tulda välja ilma tatoveeringuta. Nii et ma sain endale kaela peale Jaapani hieroglüüfid, mis tollel ajal tundus nagu hästi populaarne võõrkeeles midagi kirjutada, teadmata, kas see päriselt ka seda tähendab. Aga kuna ma olen küsinud siit ja sealt, olen reisinud natuke ringi, siis olen saanud kinnitust sellele, mis see päriselt tähendab. Nii et need hieroglüüfid järjekorras on siis usk, lootus ja armastus. Ja tuleb välja, et see on pärit piiblist. Ainult 3 asja on elus igavesed. Usk, lootus ja armastus. Pardon, mu karvane kael, aga siin ta on. Austraalia. Riik, kus ma veetsin oma elu 6,5 aastat. Olles pärit väga väikesest kohast Viljandimaalt Mustlast, ma isegi ei osanud nii suurest kohast unistada. Ma kunagi ei uskunud, et ma suudaks saada hakkama suures ilmas täiesti ihuüksi ja seda 6,5 aastat. Nii et väga tubli, me oleme võimelised palju rohkemaks, kui meid on ette valmistatud, eks ole. Aga 6,5 aasta jooksul 2 aastat sellest ma siis olin töö- ja puhkeviisaga. Tegin oma farmipäevad ära, korjasin tšillisid, ajasin tsikliga neid lehmasid taga, tegin lihtsalt muid jõutöid ja ülejäänud aja olin siis õpilase viisa peal. Õppisin 2 asja, esiteks turismindust ja teiseks ärijuhtimist ja haldust. Aga suurem asi muidugi, mis ma sellest Austraalia kogemusest kaasa võtan, on see, et see aitas suuresti kaasa minapildi kujundamisele. Kõik need inimesed, kes mu ellu mingil moel tulid, jätsid nii suure kui väikse jalajälje just siia sisse. Nii et see tekitab lihtsalt nii hea tunde. Ja ma lihtsalt täiega igatsen seda aega ja neid inimesi. Aga viisad said läbi ja ma pidin koju tagasi tulema. Couchsurfingu kogemus. Et ma ei tea, mis milestone see elus on, aga millegipärast mul see nimekirjas oli ja ära ma ta tegin. Aga mis see couchsurfing ennast kujutab, on see, et couchsurfing on platvorm, kus sa leiad endale võõrustaja või sa võid ise võõrustada inimesi, kes reisivad paariks päevaks ja pakkuda neile kas või diivanit magamiseks. Kuna need, kes reisivad väga väheste kulutustega, siis see ei ole mitte mingi probleem, see on lihtsalt boonus. Minu kogemus couchsurfinguga oli siis järgmine, et meil said sõbrannaga just farmipäevad tehtud, nii et me hakkasime road tripima üles Darwini poole. Ja me leidsime võõrustaja, kes oli võimeline meid võtma paariks päevaks enda juurde ja andis meile isegi eraldi toad, mis on ikka väga suur luksus, kui sa oled backpacker. Nii et ütlesime sellele jah, läksime Darwinisse. Tundus hästi tore noormees
ja siis ta pakkus meile välja, et me võiks jääda sinna kuuks ajaks või 1,5 kuuks, kuna ta on minemas missioonile mereväelasena. Ja ta läheks sinna palju rahulikuma südamega, kui keegi valvaks ta elektroonika ja auto järgi. Ja meil on mingi, jaa, ilmselgelt ju. See on ikka nagu jumala kingitus reaalselt. Ja muidugi ta andis meile vaba voli. Me võisime süüa kõike, mis tal kapis oli, juua kõike, mis tal kapis oli. Kutsuda isegi külalisi, kui me tahtsime. Tal oli bassein seal korteri juures. Ja võisime kasutada tema autot, mis on nagu hästi suur asi, kui võõras inimene usaldab sulle autot ja sa ei ole isegi nagu teisel pool liikluses veel autoga sõitnud ja käigukast on teisel pool. Igale poole peab vaatama teisele poole. Aga see oli esimene kogemus ja see ei olnud viimane. Nii et ütleme rohkem jaa erinevatele asjadele. Tänu sellele kogemusele me saime lisaks veel jalad alla, leidsime töökohad, ei pidanud muretsema elukoha pärast kohe alguses. Nii et see oli lihtsalt väga suur õnnistus lihtsalt, mille eest me äärmiselt tänulikud oleme. Ja lisaks sellele tänu tutvustele selle võõrustajaga mu sõbranna leidis omale tarvinist mehe, kellega nad on nüüd abielus ja neil on imearmas väike tütar. Nii et ühest jahist võib vallandada hästi suur ahel järgmiseid samme ja midagi imelist võib sündida. Nii et kunagi ei tea. Snorgeldamine. Ütleks alustuseks ära, et kõik, mis on õhus, ekstreemne, davai, lähme. Kõik, mis on seoses veega, ma ei tee seda. Sellepärast, et vesi tekitab must pigem paanikat. Ma ei ole väga hea ujuja. Nii et snorgeldamine minu jaoks oli tõeline julgustükk. Aga kuidas hirmudest muud moodi üle saadakse, kui otse vette minna? Aga muidugi ohutus ennekõike ja Filipiinidel on täiesti normaalne päästevest selga panna, kui sa kardad. Ja nii ma tegingi. Aga selles suhtes, et ei ole midagi häbeneda. Veealune maailm on lihtsalt imeilus, et kui see peale panna, siis sa ei jää lihtsalt mitte millestki ilma. See on lihtsalt, sa pead proovima, isegi kui sa ujuda ei oska või kardad. Teine veealune julgustükk, millega ma veel hakkama sain, oli helmet diving. Ehk siis mul anti hästi suur kiiver sukeldumiseks ja see lõua alt oli põhimõtteliselt natuke lahti. Nii et kui see pähe panna ja mitte midagi muud, siis mööda redelit alla minnes oli siuke tunne, nagu vesi võib siit alt sisse tulla, aga ei tulnud. Aga see esimene samm, et see pea koos kiivriga vee alla panna, see oli lihtsalt, see võttis mul nii palju lihtsalt. Aga lõpuks, kui see oli tehtud, siis ülejäänud need probleemid olid lihtsalt ajalugu. Kui ma jõudsin 2 jalaga sinna vee alla, sain jalutada seal korallide vahel ja kalad ujusid mu jalgade vahel 8, siis see oli küll jälle hästi vinge tunne. Ja tahaks rohkem julgust saada. Õppimine välismaal. Nimelt, kui mu tööviisad Austraalias läbi said, siis ainus võimalus jääda mul tollel hetkel oli lihtsalt õppima minna. Kuna ma põdesin natuke oma inglise keele pärast, siis esimeseks alaks ma valisin hotellinduse ja turismi. Mille pärast ma poleks tegelikult pidanud üldse põdema, sellepärast et enamus õppejõud olid samamoodi välismaalased ja nende inglise keel ei olnud isegi alati parem kui mul endal. Nii et see süstis julgust ja järgmine ala juba, mida ma edasi läksin õppima, oli ärijuhtimine ja haldus.
peale õppetööd Austraalias ma ei olnud rahul, et mul viisad hakkasid läbi saama ja ma pidin Eesti või Soome tagasi pöörduma. Ja siis ma otsustasin Soome kasuks, kuna mul on võimalus käia tööl ja samal ajal võib-olla online'i teel midagi veel juurde õppida. Kuna ma leian, et enesearendus on minu jaoks hästi oluline ja mul hakkas sügavalt huvi pakkuma holistiline tervis, siis ma leidsin sellise õppekava online'is, mis seda ka pakub. Ja selleks oli siis integreeritud toitumisnõustamine ja holistiline tervis. Kursus iseenesest kestis aasta aega, see kool iseenesest on New Yorgis, paber on mul käes muidugi, enesearendusega ma tegelen igapäevaselt absoluutselt edasi, võib-olla kunagi isegi soovin hakata terapeudi tööd tegema. Aga hetkel ma olen rahul, kus ma olen ja see kursus aitas kindlasti mul seda holistilist keskteed endas leida ja erinevaid külgi arendada. Ja ma olen selle üle uhke ja mul on hästi hea meel selle üle. Bensihüpe toimus Cairnsis Austraalias koos samasuguse hulljulge sõbrannaga, nagu ma isegi olen. Platvorm oli siis 50 meetri kõrgune ja sealt alla vaadates muidugi jalad natuke värisesid ja süda hakkas kiiremini pekslema. Aga see vaba maandumine oleks võinud olla natuke pikem muidugi. Aga see vetrumine seal all oli äge või ma olen lihtsalt imelik. I don't know. Oh well. Tahaks veel. Kuuma õhupallisõit. Ma pean tõdema, et mul on väga vedanud, et mu Austraalia tööandja tollel ajal võimaldas selliseid väljasõite ja jõulupidusid. Nii et sellega seoses me käisime kuuma õhupalliga sõitmas. Hästi varajane hommik oli, maas oli veel kaste, hein, ümberringi oli udu, päike hakkas vaikselt tõusma ja siis me hakkasime seal korvis vaikselt ülespoole õõtsuma, päike hakkas tõusma. Korvis oli lihtsalt nii siuke hubane olla, et oleks tahtnud lihtsalt teki ümber panna ja lihtsalt mingit kohvi või teed nautida ja neid vaateid, mis seal olid. Nendele viinamarja istandustele ja veinimõisatele, need olid lihtsalt jälle kuskilt mujalt maailmast lihtsalt nii ilus. Helikopterisõit oli jällegist Austraalias, aga see oli siis töö poolt korraldatud jõulupidu, kus meid viidi helikopteriga sõitma. Ja vaated olid lihtsalt nii võimsad mägedele, jubedele ja kõigele muule ja ma olen äärmiselt tänulik sellise võimaluse üle. Õpin midagi uut. Või tegelikult ma õpin midagi uut iga päev. Iga päev on jälle uus õppetund. Aga ma valisin millegiks uueks midagi kunstilist. Ehk siis midagi hingele, kuna ma olen kunagi kunstikoolis käinud. Ja ma leidsin Austraalias sellise artisti, kellel on oma tehnika, kes teeb nende alkoholtintidega kunsti. Nii et see tekitas hästi suurt elevust, põnevust ja ma tahtsin rohkem teada saada. See koolitus oli 2-päevane, ma võtsin sõbranna kaasa ja see oli jällegi mega vinge kogemus, kus me saime proovida erinevaid tehnikaid, saada need tööd muidugi endale kaasa ka.
ja see oli hästi äge jälle. Panusta hobuste võidusõidu ajamisel. Ja ma isegi ei tea nagu, miks see minu jaoks ting on või miks ma seda teha tahtsin. Aga kuna Austraalias selline asi nagu hobuste võidusõidu ajamine ühendab inimesi ja kõik on hästi suures hasartis seda tegema, siis ma mõtlesin, et miks mitte ka ise. Nii et saime kuskilt sõbrannaga näpunäiteid, kuidas neid võitjaid, võiduhobuseid jälgida. Ja me tegelikult see oli algaja õnn, aga me panime $100 mingi hobuse peale. Ja need, kes meil kaasas olid, muidugi ütlesid, et rumalad, täiesti rumalad. Aga tagasi tulime me 200-ga, nii et viimasena naerab paremini. Harbour Walk Sydney Harbour Bridge'il. See on ikka kõige turistikam asi, mida Sydneys ilmselt teha. On üle selle kuulsa silla jalutada. Jällegist tegime seda kolleegidega töökoha poolt, mis oli super võimalus, aga ise ilmselt sellele raha ei oleks kulutanud. Broadway muusikal. See oli mu bucket listis hästi kaua, kuniks lõpuks nad tulid Sydneysse esinema. Ja selle muusikali nimi oli The Book of Mormon, mis oli äärmiselt naljakas ja äärmiselt hästi tehtud. Nii et peale igat teist lauset lihtsalt meil oli saalitäis kajakaid seal publiku seas. Nii et imeline, tehke veel sellist head toodangut. Uus-Meremaa. Seal ma olen käinud 2 korda. Esimene kord käisin Queenstownis, kus ma võtsin vastu aastavahetuse. Seal muidugi kirstordil oli see, kui me käisime sõbrannaga matkamas, aga me ei olnud absoluutselt valmistunud, me polnud kunagi elus matkanud. Ma isegi ei teadnud, kui pikk see rada oli ja meil ei olnud isegi vett kaasas. Mu sõbrannal oli lihtsalt väike rahakott, kus tal oli mingi see Gucci huulehulk ja nii see matk meil läks. Aga hästi äge oli see trip. Aastavahetuse veetsimegi seal samas mäe peal, vaatasime ilutulestikku ja muidugi tegime midagi ekstreemset ka. Tema käis ratsutamas ja mina käisin langevarjuhüpet tegema. Teist korda, kui ma Uus-Meremaal käisin, ma käisin oma Uus-Meremaa sõbrannaga, kelle ma muidugi sealt Queenstownis leidsin. Sealt hostelist, kus me ööbisime. Nimelt see oli mingi segahostel ja mingid kutid tulid ka öösel sinna hostelisse. Ja see, kuidas me selle tüdrukuga kokku saime, oli niimoodi, et mingid kutid ronisid sinna voodisse, kuna pimedas nad ei näinud, et millised voodid on võetud ja millised mitte. Ja see hakkas lihtsalt hullult küljuma. Aga nali naljaks, selles suhtes on millest rääkida. Ja siis, kuna ta oli Aucklandist ise pärit, siis järgmine kord viis ta mind Aucklandi. Tegime road tripi, ta näitas mulle ümbrust ja see oli lihtsalt jällegist sigavinke trip. Langevarjuhüpe. Ja neid ma olen juba elu jooksul 2 tükki teinud. Esimene oli Kuusiku lennuväljal, kui ma olin 19-aastane, kuppelvarjuga, avanes iseenesest, hüppasin ka üksi. Nii et kuna hind oli üpris soodne, kuskil mujal maailmas sellise hinna eest nagu üksi hüpata ei saa, siis soovitan kindlasti ära kasutada seda võimalust. Hirmus oli, aga
Hirmul on suured silmad, aga mul on suuremad. Teine hüpe oli Uus-Meremaal ja need vaated lihtsalt appi. Need olid midagi teistsugust kuskilt teisest maailmast. Üle nende orgude, kus ma lendasin, see oli lihtsalt nii võimas, et kui ma oleks lind, ma oleks kotkas ja ma saaks neid vaateid lihtsalt iga päev nautida. Ja kas ma kartsin? Teinekord hüpates? Mul juba lennukist väljudes oli mingi haige irve näol, seda on ilmselt videos ka näha. Aga ma ei tea, kuidas neid inimesi kutsutakse, kellele sellised asjad meeldivad lihtsalt. New York, New York, New York, New York. Anyways, New Yorgis käisin ka. Oma 30 aasta jooksul ma olen saanud aru, et maailm ei keerle minu ümber, aga ümber maailma võin keerelda küll. Ja et maailmale ring peale teha, siis ma tegin peatuse peale Austraaliat New Yorgis. Mis oli ainuõige valik, sest see oli just vahetult enne jõule. Ja see jõulumelu, mis seal oli, see oli nagu kuskilt filmist välja võetud. Just nagu üksinda koduses põhimõtteliselt, kui selline võib väljend olla. Aga see oli mega äge. Esimesel päeval uniste silmadega panin ennast 13-tunnisele jalutuskäigule kirja, kuna ma maandusin väga varakult. Aga need tutvused, mille ma sealt sain, need olid mega vinged lihtsalt. Et järgmistel päevadel ma ei pidanud üksindust tundma ja igaks tegevuseks oli kompanjoon olemas põhimõtteliselt. Et käisime muuseumites, kunstimuuseumites, nautisime kuulsaid artiste, jalutasime Manhattanil, Times Square'il, Chinatownis, seal kuulsa silla peal ja siis käisime filmivõttekohtadel, kus filmitakse Seksi ja linna, Sõprade seriaali. Siis käisin, nägin seda ööelu, mis seal on. Nägin seda Soho-baari värke, käisin kuskil katusebaaris, nautisin oma džinni toonikut hästi hubaselt kuskil seal igluus. Vaatasin neid New Yorgi linnatulesid ja seda Empire State Buildingut ja järgmisel päeval põhimõtteliselt olin ka seal torni katusel ja nautisin neid vaateid, mis oli lihtsalt nii äge. Itaalia on olnud minu jaoks väiksest peale selline mesinädalate sihtpunkt, kuhu minna kellegi erilisega. Aga mis juhtus oli see, et ma vaatasin peeglisse ja ma olen lihtsalt selle erilise inimesega lihtsalt terve elu koos elanud. Et miks ma peaksin oma elu lükkama edasi, ootamaks seda õiget hetke, õiget inimest, kui see inimene vaatab sulle kogu aeg otsa. Halloo! Et ei tasu küll midagi elu sees edasi lükata, midagi hoida, kui aeg on küps. Aeg on küps just praegu, nii et never again. Itaalia reisis siis nii palju, et ma leidsin sellise websaidi nagu HelpX, kus on põhimõtteliselt võimalik leida vabatahtlikku tööd, kus iganes maailma otsas. Ja minu sihtpunktiks oligi pandud Itaalia, nii et ma sain pakkumise avada kevadhooajaks üks mägimaja. Koristada, riisuda, toitu valmistada, mis iganes asju pesta. Ja see oligi kõik. Ja lisaks sellele maksti mul lennupiletid kinni. Ja
lisaks sellele veel oma kulutöökirjadest mul õnnestus veel käia mitmetes Itaalia linnades, sealhulgas Milanos, Veronas ja Veneetsias. Ja see oli lihtsalt nii äge trip. Horvaatia. Tegemist oli siis roadtripiga ja meid oli fantastiline 4, kes me liikusime Eestist siis otse Horvaatia poole. Ja seda tegime muidugi 1 ööpäevaga, kuna me nii targad ei ole ja magada ei oska. Liiga elevil on ja tahame avastada, reisida, näha. Mõistus ei ole enda teha, eks ole. Aga liikusime siis päevade kaupa mööda rannikut allapoole, avastasime neid linnasid, käisime rahvusparkides, kus oli hästi palju koskesid, jugasid, kus me saime ise ka ujuda. Ja see oli lihtsalt hästi chill ja mõnus selline, kus 9 päevaks meil mingeid plaane polnud, nii et kõik oli lihtsalt spontaanne. Tagasi tulles kuskil Ungaris või kuskil me ööbisime kodumajutuses, kus juba Eesti poole sõites meid hakati süüdistama teleriröövis. Et SMS-i teel küsiti meie pangakonto andmeid, et me siirdaks raha nende kontole hästi kähku, muidu politseid igal pool hakkavad meid taga ajama, me oleme tagaotsitavad, mis iganes. Aga noh, neil oli kaamera seal esikus, kui selline nagu see footage on olemas, kus me teeme mingi teleri heisti, siis palun saatke meile ka. Maroko. Anyway, mu eesmärk on maailmakaardil kõik mandrid läbi käia ja ega Aafrikagi vahele ei jäänud. Mu õel oli sünnipäev, nii et otsustasime Marrakechi minna. Aga juba esimesel päeval ootas meid ees šokk, kui me isegi ei leidnud oma majutust Medinas üles. Medina on reaalne segasumma suvile lihtsalt, kus isegi Google Maps ei tööta. Aga iga vend tänaval lihtsalt täpselt teab, kus sa elad. Ja ega muidugi need ekskursioonid ja jalgade peal transferid, need tahavad ikka tippi ka. Ja kui hirmust pakud 2 euri, kuigi nad ei ole siin nagu õigesse kohtagi viinud, siis panevad mingi, et proua, selle eest ei saa suitsugi, viska kümps. Aga see selleks, koitis uus päev ja me läksime ekskursioonile. Tegemist oli siis 3-päevase ekskursiooniga, kus me nägime lihtsalt nii palju. Me nägime mägesid, mägikitsesid kuskil puu otsas. Nägime, kuidas kohalikud teevad ikkagi mingil hästi nüridal moel oliiviõli. Nägime, kuidas mingi hašiši saadel punuti neid kašmiirsalle. Nägime, kuidas kohalikud teevad siiani neid vaipasid, kuidas tehakse ehitisi. Käisime filmivõtteplatsidel ja lõpuks viidi meid Kõrbesse, kus hüppasime siis kaamnite otsa ja meil keset Kõrbet olid telgid, kus me ööbisime. Ja see oli lihtsalt nii külm, me olime loomanahkadel ja öökõrbes on nagu väga külm ikka. Aga see õhtu iseenesest oli mõnus, tegemist oli õe sünnipäevaga. Tellisime kuskilt linnast isegi veini, mis oli muidugi mega hapu. Aga see melu, mis seal kõrbes oli lõkke ümber, see oli lihtsalt nii äge. Kohalikud trummivõrinad, mingid sellised hästi ägedad tantsud, värgid. Et sellepärast ma soovitaks kindlasti sinna minna. Aga naisterahvana võib-olla üksi mitte. Inglismaa. Ausist ära tulles mul jäid lihtsalt kõik sõbrad sinna maha ja sellest oli lihtsalt nii meeletult kahju. Aga me tegime diili, et kui keegi Euroopasse on tulemas, siis annavad märku ja tripime koos Euroopas ringi. Ja lõpuks Liis tuligi ja saime Londonis kokku, enne kui edasi liikusime.
Ega Londonis me väga palju ei jõudnudki teha. Avastasime lihtsalt tänavaid, käisime jalutamas, nautisime arhitektuuri, kohvi, head toitu, seltskonda, tänavakunsti ja juhuste kokkulangemise tõttu jõudsime isegi imelist, müstilist Stonehenge'i vaatama. Island hopping. Ja nendeks saarteks, mille vahel me trippisime, olid Kanaari saared. Millega seoses mul on tegelikult olnud eelarvamus, kuna absoluutselt kõik inimesed käivad seal. Aga tähtis pole ju, kuhu sa lähed, tähtis on, kellega sa lähed. Ja kui ilm on soodne, lennupiletid on soodsad, siis seal ei ole mingit võimalust, et trip nässu läheb lihtsalt. Ja ei läinudki. Külastasime vulkaanilist Lanzarote saart ja siis natuke rohelisemat Gran Canariat, kus lihtsalt puhkasime, nautisime üksteise seltskonda, jagasime lugusid ja tegime lugusid juurde. Nudistide rannas ennast vabalt tundmine. Ja ma arvan, see väga palju rohkem kommentaare ei vaja ja mingit pildimaterjali siit ei tule. Aga oi kui libereeriv on lihtsalt kõik seljast heita, mitte millegi pärast põdeda ja lihtsalt päevitada olla. Sest julge naise rind on päevitusrantid, et olgem ausad. Igluu Lapimaal. Ma olen unistanud virmaliste nägemisest juba lapsest saadik, aga mul lihtsalt ei ole see kunagi veel õnnestunud. Nagu ma olen tahtnud seal Kuplia lööbida kuskil Lapimaal või Norras või kuskil, aga ma tahan lihtsalt virmalisi näha. Ja eelmine aasta, kui mul oli võimalus osa saada sellest igluu elamusest, siis kahjuks need virmalised tulid alles nähtavale järgmisel või ülejärgmisel ööl. Millest oli nagu nii kahju. Lumesaani safari. Lumesaani safaril käisin ma siis eelmisel aastal Põhja-Soomes Levis. Et sai suht spontaanselt lumesaanid renditud ja siis mööda rada ringi sõidetud. Aga kuna mul pole kunagi seda koordinatsioonitaju olnud, siis minu see koordinatsioonitaju ja naiselik hoist ilmselgelt viib meid kuskile tagateid mööda mäkke kõrgemale. Seni kuni lumi on kuhugi siiamaale ja neid saane ei saa lihtsalt kuskilt kätte. Nii et pidime lihtsalt lootma, et keegi eksib samamoodi sinna mäe tippu ära, kus lumelaudurid alla sõitsid, et saaks meid sealt hangest välja päästa. Aga õnneks sai see tehtud. Lumelauatamine. No sorry, ma ei saa, see oli lihtsalt äärmiselt piinlik ja koomiline kogemus. Ilma mingite teadmisteta, teooriata ma otsustasin siis panna need lumelauasaapad jalga, minna liftiga üles. Ja siis, kui ma sinna üles jõudsin, mõtlesin, kus ma nagu kinni haaran. Mul ei ole kuskilt kinni haarata, mul ei ole mingit teoreetilist põhja. Teadmiste pagas on täielik null, isegi lapsed ees panevad nagu vanad profid. Ja mul oli lihtsalt nii piinlik, jalad juba varisesid all nagu, mida ma teen? No ma proovisin kuidagi mäest alla minna, aga see mäest alla minemine oli vist üks ajaloo kõige aeglasemaid ja koomilisemaid, sest ma rullusin mõnda aega nagu mingi lumepall edasi. Ja see võttis selle lumelauatamise isu ikka nii madalale, et ma vahetasin lumelaua lihtsalt tavaliste suuskade vastu ja suusatasin oma aja lõpuni nendega. Sellepärast, et mul oli juba valus. Teinekord on targem ikka instruktor võtta, mitte lihtsalt külmalt peale lennata. Taliujumine. Esimest korda ma proovisin taliujumist eelmisel aastal, kui ma pakkusin sõbrannale valentiinipäeval välja, et me võiks minna jääauku ujuma. Aga teeks selle eriti ekstra, et lööks ennast lilla,
võtaks mingi kandikuga veel mingit maasikat, šokolaade asju kaasa, sest et ikkagi valentiinipäev, eks ole. ja mõeldud tehtud. Olime vees umbes mingi äkki 10 sekundit. Aga see adrenaliin, mis sealt saime ja need surinad keha peal, need olid lihtsalt midagi teistsugust, mida me ei ole enne kogenud. Eelmine aasta ma vist rohkem jääauku ei jõudnudki, aga sel aastal ma olen ennast kätte võtnud ja selle talve jooksul ikka korduvalt seal jääaugus käinud. Ja ma võin juba julgelt pikemat perioodi ka seal vees olla kui lihtsalt 10 sekundit. Aga lõpus see tekitab lihtsalt nii mõnusa tunde, et keha suriseb, tõmbab kokku, kuidagi verevarustus on parem, on ju. Aga ei, äge on, et ma kindlasti teen seda veel edasi. Ja soovitan teistele ka. YouTube'i kanali alustamine. Millegipärast on see olnud nii raske, see on olnud põhimõtteliselt kogu aeg käeulatuses, see on olnud 1 kliki kaugusel. Ma olen rääkinud sõpradele oma ideedest juba aastaid, aga midagi siin sees hoidis lihtsalt kinni. Ma arvan, et see raudinimene siin sees lihtsalt ei julgenud veel välja tulla, arvas, et sellised inimesed liiguvad igal pool kohe ringi. Aga tegelikult selliseks inimesteks saadakse läbi nende esimeste sammude, mis võib-olla ei olegi kohe kõige kergemad astuda. Aga raudrüü on langenud ja siin ma olen. Üks asi, mida ma elus kahetsen, ongi see, et ma ei ole dokumenteerinud just seda ilusat 20. ärkamisaega, kui mul see võimalus oli. Kui ma reisisin palju, nägin palju, kogesin palju. See telefoni mälu on lihtsalt ääreni pilte, fotosid, emotsioone täis, aga oi kui hea oleks olnud olla, kui need oleks olnud just videokujul, et anda kõike seda edasi ja talletada see nagu paremini kõvakettele. Nädal aega vegan. Idee tuli sellest, et ma õppisin integreeritud toitumist ja holistilist nõustamist, nii et tahtsin lihtsalt omal nahal kogeda, mis tunne on nädal aega vegan olla. Toidukorv muidugi oli palju kallim, toidu peale kulus hästi palju aega selle valmistamisega, aga kõik oli hästi maitsev selles suhtes, et ma olen mõnda retsepti hilisemaks ka ära salvestanud ja ma olen teinud neid. Aga mulle kui diabeetikule on oluline, et proteiiniallikates oleks võimalikult vähe süsivesikuid, nii et ma leian, et mulle täis veganism siiski ei sobi. Nii et huvitav oli proovida, aga kuna nüüd on asjaolud sellised, siis ilmselt ma veganismiga ei jätka. 100 days of sweat ehk siis 100 päeva higivalamist challenge'ina. Et miks üldse keegi sellise asja peale tuleb? Ma ei tea, nägin YouTube'ist, tahtsin ka teha. Et need Yes Theory vennad võtsid selle ette, mõned tegijamad proovisid samamoodi järgi ja siis ma mõtlesin, et ma tahan ka tegija olla, ma teen ära. Vahet pole, mis ümberringi öeldakse, aga ma teen ära. Ja alustasingi, läksin tugevalt peale, hakkasin jõusaalis käima, jooksin, jalutasin. Et vahet ei ole kõik, mis higi välja võtab, kõik on okei, nagu selle challenge'i puhul välja arvatud muidugi saun ja midagi sellist. Aga mingil hetkel mul tekkis paus sisse, kuna mu enesetunne läks hästi halvaks. Tuli välja, et mul on diabeet, nii et peale seda, kui ma sain teada, ma hakkasin endaga tegelema, et seda kontrolli alla saada. Ja siis nüüd, kui ma tean, mis koguses, kui palju midagi teha, siis seda challenge'i lõpetamist ei takistanud enam midagi nagu. Mis sest, et vahepeal
oli rohkem selliseid perioode, kui ma lihtsalt jalutasin kiirkõndi tund aega. Aga ma ei loobunud selles suhtes, et kui oled väsinud, puhka, tee midagi rahulikumat, aga ära alla anna. Et algul on lihtne motivatsiooniga peale minna, aga järjepidevus ja need esimesed sammud on mis seda challenge'it nagu vee peal veel hoiavad ja mis su lõppu viivad. Nonii, oleme jõudnud 30. punkti juurde. Suudab keegi arvata, mis see 30. punkt on, kuhu kõik teed lõpuks viivad? No ma teen väikse sissejuhatuse. Minu jaoks 20. on olnud selline ärkamisaeg. Aeg eksperimentideks, aeg eneseavastuseks, aeg minapildi kujundamiseks. Nii et kõik need bucket listi tegevused, mida ma olin kirja pannud, need olid just eeldusel, et need pakuvad mulle õnnetunnet, need teevad mind õnnelikuks. Aga mis selgus oli see, et kõikidel nendel dopamiini allikatel on tegelikult selline kiirnuudli efekt, et sa saad selle õnnetunde korraks kätte, aga see möödub väga kiirelt. Aga et seda hoida, meil on vaja lihtsalt leida iseeneses see holistiline kuldtee ja olla hästi eneseteadlik. Ja muidugi, tulles selle punkti juurde tagasi, me peame leidma armastuse ja seda ennekõike just iseenda vastu, sest see on kõige tugevam vundament, millele üldse midagi edaspidi kasvatada. Nii et kõik see tähelepanu, mida soovid teistelt, anna iseendale kõigepealt. Kõik see armastus või hool, mida sa igatsed kellelgi teiselt, paku seda iseendale, poputa ennast. Sa tahad komplimente, palun räägi endaga ka hästi positiivses vormis ja meelesta ennast hästi positiivselt. Sest see on ainus viis, kuidas keegi teine näeb sind täpselt sama armastaval viisil, nagu sa näed iseennast. Aga loodan, et see video oli inspireeriv ja julgustab mugavustsoonidest välja astuma, mitte ainult piiluma. Sellepärast, et mugavustsoon on natuke liiga kitsas, liiga ahistav ja parem on elada praeguses hetkes, kui pidevalt ainult tulevikus. Aga minu poolt kõik. Ma loodan, et seekord 30. eluaastaks see tarkus on ka tulnud, mitte nüüd lihtsalt see on vanusenumber muutunud. Aga see selleks. Olge tublid ja järgmise korrani. Tšau!